tere! Kogemusnõustaja Silver podcast alustab. Kes veel mind ei tea, mina olen Silver. Mul on diagnoositud depressioon, ärevushäire. Ma olen mitu korda depressiooni langenud, ärevushäirega maadelnud, tervenenud, uuesti sinna auku tagasi langenud. Siis õppinud kogemusnõustajaks ja nüüd on siis minu südameasjaks see, et aidata inimest, kellel on depressioon või ärevushäire ja ta ei tea, kuidas toime tulla. Arvestades, et järjekorrad on päris pikad, siis see on parim, mida ma teha saan, et natukenegi leevendada seda depressioonivalu ja seda ärevushäire segadust. Ma jagan pikemalt oma teekonda, kuidas mu depressioon üldse pihta hakkas ja mida ma kõike siis läbi elasin sellel ajal ja kuidas see mul avaldus, mida ma tundsin, mida ma ei saanud teha ja palju muud sinna juurde. Ma teen sellest mitu osa. Siin on minu siis abimees, legend, kus on siis mul kõik hea ja parem kirja pandud. Kasutan 2 kaamerat. Üks on siis see, et mis näitab, mis siin vahepeal toimub. Ja mina loodan, et sulle meeldib. Ja kui sul kindlasti mingi asi jäi kõlama, siis anna sellest kommentaaridesse märku. Kindlasti jaga seda edasi. Ja mul on hea meel, et sa siia oled jõudnud. Depressiooni tekkimine või millised need esimesed märgid siis üldse olid. Neid oli keeruline ära tunda, sest esiteks, kui see kogu see asi üldse pihta hakkas, siis see ilmselt ulatub kuskile teismeikka välja. Sest ma mäletan sellist mõtet oma keskkooli ajast, et äkki ma ei näe oma järgmist sünnipäeva, et äkki ma ei ela kaua. Mul oli selline tunne, kus ma ei ela kaua ja ma ei tea, mis seda tunnet põhjustas. See lihtsalt oli kuskil kogu aeg olemas. Ja kuidas see mõjutas minu enesetunnet üldse sellel ajal? Ega ma ei osanudki väga sellest aru saada, eriti selles osas just, et ma pigem ignoreerisin seda. Ma surusin seda alla, see oli kuskil seal lihtsalt ja sinna paika ta tegelikult jäigi. Ja kui kerida ajas edasi, tulla aastasse 2017-2018, kus hakkasid ka need esimesed depressiooni ilmingud tekkima ja üldse ka siis ilmingud ärevushäirest, siis nendeks esimesteks märkideks võibki lugeda, et kehv uni, ärevushood, selline tunne, et nagu hästi ebameeldiv on olla ja tahaks kuskile sellest põgeneda ja kuskile põgeneda ei ole. Ja siis hiljem juba ka paanikahood ja reaalsus muutis veits oma senist kuju. Ta oli kuidagi teistsugusem. Pilt liikus kiiremini näiteks. Aga üldse kui mõelda, siis mis selle võib-olla esile kutsusid, oli minu elustiil kindlasti. Sest oma tunnetega tegelemise asemel ma leidsin, et mul on tunduvalt lihtsam oma tunded uputada alkoholiga kuskile sügavale. Ja üldse, kui ma tundsin ennast ebamugavalt või mis käes mind vihale, siis ma pigem leidsin, et süüdi on teised, mitte mina. Ja kogu aeg oli selline ohvrimentaliteet või et ainult minul juhtub või kellelgi teisel on alati elu parem ja ma pean kogu aeg raskustes olema või vaeva nägema. Selline mõte oli minul endal. Aga jah, põhiliselt
minu toimetulekumehhanism sellel ajal oligi põgeneda kõige eest, oma tunnete, oma murede, selle asemel, et lahendust leida. Ma pidutsesin nagu homset ei oleks, ma põletasin elu kahest otsast, nagu küünal kahest otsast korraga. Ja ma mõtlesin, et kõik saab iseenesest korda, aga tegelikult ei saa. Seda mida nüüd aastaid hiljem, aga kui tulla sinna aastasse 2017, aastasse 2018, kus see allakäik kõik juhtuma hakkas, et kui hakkasid tulema esimesed märgid, et kui hakkasid tulema ärevushood, kui hakkasid tulema sellised muremõtted, et nüüd äkki mu see päev jääbki viimaseks ja magamata ööd, iseenda eest mitte hoolitsemine ja põgenemine. See tõi mind sellisesse punkti, kus oligi üks maikuu päev, see oli vist 28. mai, kui ma ei eksi, see oli pühapäev. Ja ma tundsin enda elu esimest paanikahoogu. See oli kõige õudsem tunne üldse, sellepärast, et see juhtus nii järsku, see tuli mitte kuskilt. Mul on varem ka olnud, et joon liiga palju kohvi näiteks, nagu siis hakkab süda puperdama või ma tunnen, et selline nagu õhku ei saa peale, selline õrn nagu selline lämbumistunne tekib. Aga tookord oli see hoopis midagi teistsugust, sest nii kui see juhtus, siis mul oli esimene mõte, mis mu peas käib. Ma saan surma kohe. Midagi halba juhtub ja ma ei saa sinna mitte midagi teha. Ma tõusin püsti, ma hingeldasin. Mul oli selline tunne, et ma lähen hulluks kohe. Ja samal ajal oli ka mul selline suremise tunne, et nüüd ongi kõik see, kes mina olin, see nüüd kaob igaveseks. Ja kõige ebameeldivam tunne oligi just see, et mitte kuhugi ei olnud selle tunde eest minna. Ma kartsin, ma pole elu sees niiviisi kartnud, kui ma sellel hetkel kartsin. Ja mul käis peas 100 miljoneid mõtteid 1 sekundiga läbi, aga ma ei saanud mitte ühestki neist kinni haarata. Ma mäletan, ma tõusin oma diivanilt püsti. Ma otsisin kuidagigi, et ma saaks hakkama, aga ma ei saanud keskenduda mitte millelegi, sest mu mõtted ei haakunud. Ja kuna ma olin eelmine päev ka pidutsenud, siis ma olin nagu nii pohmas ja jõuetu väsinud, siis ma hakkasin ka otsima mingisugust väljapääsu ja mingisugust lahendust. Ma suutsin kuidagi võtta oma telefoni, ma helistasin oma sõbrale, ma ütlesin, kuule, nüüd on kõik tuksis, äkki kus sa oled, äkki sa oled kuskil liigud ringi, saad mind peale võtta, ma ei saa üksi olla praegu. Ja mina muidugi esimese asjana, mis ma tegin, kui me saime kokku, ma läksin poodi, ma võtsin endale alkoholi juurde ja üritasin sellega kuidagi enda olekut siis leevendada. Ja see mingis mõttes leevendas, sest alkohol ju tuimestab. Ja ikkagi elu ei olnud enam samasugune. Ma sain nagu aru, et see oli esimene kord, kus ma reaalselt tundsin, et ma võin tõepoolest ära surra. Ja ma pole elu sees niiviisi oma tervise pärast muretsenud või enda heaolu pärast muretsenud kui too hetk. Sest varasemalt mul oli pigem selline mõtlemine, et küll läheb üle, aeg teeb oma töö ja ei lähe arstile ju või selline suhtumine. Aga nüüd esimest korda elus ma kartsin nii meeletult, et kõik, kes ma olin enne, see kadus. Seda inimest enam ei olnud. Ma olin totaalne inimvare ja inimvare all mõtlen ma siis seda, et ma ei saanud mitte millegagi enam hakkama. Ma muretsesin kogu aeg, ma proovisin lahti mõtestada, mis just juhtus ja ma ei osanud seda süüd ka enda peale võtta. Ja ma mõtlesin, et nüüd ongi kõik, ma jäängi selliseks. Ma olengi elu lõpuni selline. Ja see oli nii hirmutav tunne ja ma ei julgenud üksi olla,
mul oli selline tunne kogu aeg, et ma kaon eksistentsist ära. Kui see üldse, if it makes sense, eksistentsist ära kadumine lihtsalt, et mul oli terves kehas füüsiliselt oli nii halb enesetunne. Ja ma tundsin seda oma nahas, ma tundsin seda oma luudes, ma tundsin seda oma veres. Hästi vastik tunne. Selline tunne, nagu hakkad reaalsusest ära kaduma ja kogu aeg peab mingisuguseid reality check'e iseendale tegema. Ja üks nendest reality check'idest oli see, et veenduda, et ma olen ikkagi elus, oli see, et ma hakkasin oma pulssi katsuma. Ma tahtsin lihtsalt teada, et kas mu süda tuksub ja siis kui ma tundsin, et süda ei tuksu, siis tuli adrenaliini sööst ja süda hakkas veel kiiremini puperdama. See on midagi kirjeldamatut tegelikult, see tunne üldse. Ja kui mõelda selle peale, et mul olid kohustused, ma pidin käima tööl, sellepärast, et mul on ja praegu on üürikorter, mille eest ju tuleb tasuda, tuleb maksta kommunaalid, üür, siis ka kõik oma muud kohustused, telefon sideoperaatorina, siis süüa on vaja ja kõik see kadus selle eest hoolitsemine, sest ma proovisin tööl käia ja tööl ma ei saa mitte millegagi hakkama, sest mul oli iga 5 või 10 minuti tagant oli mul ärevushoog, selline tunne siis, et kõike on liiga palju. Selles mõttes just, et kui ma olin rahvarohkes kohas, siis see müra oli välja kannatamatu, sest helid olid muutunud kuidagi nii valjuks, nii teravaks, et isegi nagu sosistamine tundus, nagu keegi oleks keeranud volüümi 110 peale ja valgus oli nii vastikult ere, et ma kandsin päikseprille, et kuidagi hakkama saada. Ja rääkimata siis üldse selliste lihtsate toimingute tegemisest, et enda eest hoolitsemine, pesemine ja ma ei julgenud ju ka mitte kellelegi öelda, mis tegelikult on, sest ma nii jõhkralt kartsin, et esiteks tuleb minu siis tõeline identiteet välja, see Silver, kes siis, kellel on probleem alkoholiga, kellel on probleem mõnuainetega ja ma ei teadnud, kus kohast üldse pihta hakata, aga samas ma nägin inimeste nägusid, nad nägid, et midagi on valesti, nad nägid, et midagi oli juhtunud ja ma kartsin, ma tundsin häbi, ma olin abitu, ma ei teadnud, mida teha. Ja iga päev, kui ma läksin magama, ma palvetasin tegelikult, olgem ausad. Ma palvetasin seda, et äkki kui ma hommikul üles ärkan, siis on kõik nii nagu oli. Ja ma igatsesin nii jõhkralt seda, et ma tahtsin nii väga muutuda tagasi selleks, kes ma olin enne seda paanikahoogu, sest see paanikahoog kaotas mind täielikult. Ma ei olnud enam see inimene, kes ma olin enne. Ja ma lihtsalt enne uinumist lihtsalt reaalselt palvetasin, et juhtuks mingi ime. Et juhtuks see, et ma olen hommikul normaalne. Ja kõige haigem oli see ka, et ma ei saanud magada, sest ma kartsin, et ma suren öösel une pealt ära, et minul juhtub mingisugune terviserike ja see, et ma ei saanud magada, pani mind veel rohkem muretsema, sest ma olin ju kogu aeg siin ja ma olin ka kogu aeg oma kehas, kogu tähelepanu, kõik 100% oli fokusseeritud sinna. Kui kuskil käis mingisugunegi väike muudatus, kuskil riibide vahel käis mingi jõnks läbi või kõhus käis mingi jõnks läbi või kuskilt oli valus, siis ma mõtlesin, nii, nüüd ongi kõik, nüüd hakkab see pihta ja nüüd juhtub minuga midagi tõsist ja ma suren. Mul oli nii jõhkra surmahirm lihtsalt ja ma ei tea. Ma annan endast parim, et seda kirjeldada ja kõik see, mis sa näed, see tuleb praegu otse, see ei ole skriptet, et ma loodan, et see kõik on jälgitav ja arusaadav. Ja kui sul vahepeal muidugi tekib mõni küsimus, siis kindlasti anna sellest kommentaaridesse teada. Mitte magamine, muretsemine, endaga mitte hakkama saamine ja kuidagigi proovimine, et üldse nagu eksisteerida. See tõi mind punkti,
kus ma jah lootsin, et kõik läheb iseenesest üle ja ma tahtsin ennast nagu, ja ma lootsin siiralt, et kõik on hommikuks mööda läinud ja iga kord, kui ma vajusingi unne, ma võib-olla magasin mingi tunni või 2 või midagi sellist, siis ärgates oli võib-olla selline 5 sekundit, kus tundus, et nüüd on midagi võib-olla teistmoodi ja kõik tuli tagasi. Kõik hakkas otsast peale pihti, iga päev oli piin. Päevad kestsid nii kaua ja ma ei olnud siiamaani veel abi otsima läinud ja ma proovisin kuidagi tööl käia ja ma läksin poole päeva pealt minema, ma mõtlesin mingisugused vabandused välja. Inimesed vaatasid, nägid, et midagi on valesti ja ma ei julgenud neile midagi öelda. Aga lõpuks ma ei saanud enam hakkama iseendaga. Ma kartsin nii hullult, et ma lõpuks helistasin oma perearstile, ütlesin, mis toimub, ütlesin, ma ei saa enam mitte millegagi hakkama. Ja sealt tuli siis perearstiga kohtumine ja sealt ma siis saingi enda saatekirja, kus ma siis jõudsin viimaks psühhiaatri ukse taha, psühhiaatri vastuvõtule. Aga mis oli veel pärast seda esimest paanikuhoogu kummaline, et mu reaalsustaju ka muutus natukene, et seda on võib-olla kõige lihtsam seletada nii, et reaalsus tundus sipakene kiirem, kui ta muidu enne oli, et nagu siin samas YouTube'is võib-olla keerad seda esitamiskiirust natukene ühe selle astme võrra edasi, kõik on natukene kiirem. Ja see häiris mind nii jõhkralt lihtsalt, sest see ei olnud kunagi nii, nüüd järsku on nii. Ja ma võib-olla kirjeldaks ka seda, et kõik oli nägemise suhtes just oli nagu kõik kiirem. Kõik oli nii terav, ma panin kõike tähele. Ükskõik kuhu ma vaatasin, ma nagu nägin kõike kristallselgelt, ülima detailiga ja see oli nii koormav. See oli ekstreemselt koormav just selles osas, et ma ei tahtnud nii palju tähele panna. Ja samal ajal, et kogu see pilt ja üldse kõik see liikumine, mida me iga päev näeme, see oli ühe astme võrra natukene kiirem ja see oli koormav ja ma mõtlesin, et nüüd on mul mingisugune ajukahjustus ja see jääbki selliseks. Ja samal ajal ma panin kõiki teisi asju ka tähele kogu aeg. Igat pisematki muutust, igat väiksematki kui detaili. Kui ma ei olnud kursis oma ümbrusega selles mõttes siis, et kui ma ei olnud teadlik, et nüüd miski muutub, siis see oli minu jaoks nii hirmutav ja nii ehmatav. Näiteks olen ruumis, kus on teised inimesed veel, näiteks kontor, ja kui ma hakkan tundma külm õhku enda nahal, keegi on akna lahti teinud, aga mina ei tea seda, et aken on lahti, siis mulle mõjus see sellise asjana, et nüüd on mul paanikahoog kohe tulemus, mul juba süda hakkas käima, põgenemise tunne kuskile põgeneda tegelikult ei ole, sest see tunne tuleb kuskilt sügavalt ja niimoodi päevast päeva. Väga koormav, väga ekstreemne, ma ei taha, et mitte kellelgi nii juhtuks. Kuidas see kõik edasi kulges, oligi see nii, et psühhiaatri juures ma sain enam-vähem aimu, mis mul viga, mis minuga juhtunud on. Ehk siis täitsin ühe testi, erinevad linnukesed, erinevatele küsimustele vastused. Ja saingi siis oma diagnoosi, et mul on sügav depressioon psühhootiliste sümptomitega, millel on veel omakorda juures muud segatüüpi ärevushäired või siis generaliseerunud ärevushäire, ehk siis ärevus, mis on kogu aeg peal, mis ei jää järgi. Ja kui ma selle jõudsin oma ajust läbi lasta, siis ühelt poolt oli see veidikene kergendav, sest ma nüüd lõpuks nagu oskasin aimata, mis minuga on juhtunud ja siis mul jõudis kõik kohale, et
esiteks ma mõtlesin kohe ennast süüdistavalt, kui rumal ma saan olla või noh, jõudis kohale, et ma ei ole ju kuulikindel, ma ei saa oma kehaga teha ükskõik, mida ma heaks arvan selles kontekstis just, et kui ma nagu põletan elu, siis lõppude lõpuks ju midagi juhtub ka. Aga ma olin ju kogu aeg põgenenud selle eest, olin kõik oma tunded alla surunud, leevendasin oma stressi, ärevust alkoholiga, põgenesin reaalsuse eest läbi mõnuainete, et midagigi tunda ja just seda nii-öelda head tunda, aga lõppkokkuvõttes ta tegi ju sellise kahjustuse, millega ma ju mida ma ju tänapäevani mõnes mõttes likvideerin. Täna ma võin öelda, et nagu depressioon on üks parimaid asju, mis minuga juhtunud on, sest ma arvan, et muidu ma ei oleks suutnud elus sellist kannapööret teha, nagu ma olen teinud. Veider küll, et nagu peab midagi juhtuma, et aru saada millestki. Aga toona oli igapäeva elust osavõtmine meeletult raske. Ma tahtsin olla kogu aeg toas, ma ei tundnud mitte millegi vastu huvi enam. Ja ma ei tundnud emotsionaalselt mitte midagi. Siis, kui mul see depressioon oli haripunktis ja ärevusega samamoodi ja kui ma olin diagnoosi teada saanud ja seda on keeruline edasi anda, et sa ei tunne mitte midagi. See on selline olek, kus sa mõtled, et tahaks lihtsalt kurb olla, aga sa ei saa kurb olla. Tahaks olla vihane enda peale, aga sa ei saa vihane olla, sest sa ei tunne. Vaid lihtsalt ongi selline flat line. Nagu sa oled kogu aeg värve näinud, aga värvid võetakse ära ja on isegi võib-olla negatiivis. Või sa oled eluaeg maitseid tundnud, aga nüüd sa ei tunne maitseid. Või nagu näiteks, kes on Covidit põdenud, lõhnataju kaob ära, õhk käib läbi, aga lõhnu enam ei ole. Et võib-olla see mitte tundmine on sarnane. See oleks siis sissejuhatus sellesse seeriasse. Kui sul tekkis mõni küsimus, anna sellest kindlasti teada kommentaarides, võtan selle järgmise osaga kohe alguses ette, vastan sulle ja aitäh, et vaatasid, kohtume juba järgmises osas. Tšau!